spetsiaalselt selleks ette nähtud kanal. Selle video pühendame lemmikutele. Juhuu! Kassid ja koerad. Taustaks midagi teemakohast. Lotopäeviku vaatajad kindlasti mäletavad, et aastal 2020 ei toimunud Eestis mitte midagi erilist. Aasta algas tavaliselt, midagi ei olnud teistmoodi kui varasematel aastatel. Kõik oli normaalne, kõik käitusid normaalselt, nagu haritud intelligentsetele inimestele kohane. 2021. aastal oli märgata, et inimesed hakkasid lemmikloomi võtma. Kellel ei olnud lemmikut, võttis kassi või koera. Kus oli üks koer, võeti teine lisaks. Kus oli 2 koera, võeti juurde 3. Kasse üldiselt ei pane tänavapildist tähele, sest need on enamasti kodused, kuid koertega tuleb jalutamas käia. Ja tundus, et mida toorema jõuga inimeste tervisest hooliti, seda rohkem lemmikloomi võeti. Ehk siis jõulise hoolimise ajastul loomakesed aitavad üle elada. Kraapimiseks on meil täna selline raha. Muuseas, Lenin sai loomadega hästi läbi ja oli suur looduse sõber. Siin võiks jutustada loo sellest, kuidas Lenin kalal käis. Kord püüdnud Lenin jõe ääres kala. Juhtunud rebane seda nägema. Rebane Leninile mesikeelselt ütlema: kuule, seltsimees, sul ämber kala täis, anna pooled mulle. Lenin rebaselt küsima: Viso, kuidas nii? Rebane vastama: kulla, seltsimees, see ju meie ühine vara. See on üldiseks hüvanguks. Lenin vaadanud rebast terase pilguga ja vastanud: seltsimees Reino Vader, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Nii, mida siis teha tuleb? Kui leiad minu lemmikute hulgast ühe võitja pildi, oled võitnud vastava rahasumma. Leia käpajälg ja oled võitnud 10 eurot. Ja siin on sellised toredad söögikausikesed. Koerakausil on maitsev luu ja kassikausil maitsev kala. Kala, luu, kala. Meil tuleb leida võitja. Kas võidab kass või võidab koer? Juhul kui kumbki ei võida, siis tuleb leida käpajälg.
hakkame peale. Igal kassikesel ja igal koerakesel on nimi ja meil tuleb leida siit nende toredate söögikausikeste alt vastava nimega kass või koer. Kas siis Loki või Charlie? Austatud lotosõbrad, meil on võitja Charlie. Ja nüüd selgub, kui palju Charlie meile raha toob. Charlie tõi meile €3. Läheme edasi, võtame siit näiteks selle Freddy või Pupi. On ikka nimed. Pessi. Koko. Lola. Ja Popi. Austatud lotosõbrad. Popi. Täpselt õige kass. Kui palju Popi meile raha toob? No, millest me räägime? €3. Popi. Järgmine. Nii, veel üks Popi. Miiso. Lõpuks ka üks Eesti nimega kassike. Charlie. Mis see on? Sessa. Oliver. See on tühiloos. Teeme siit järgmise. Ja veel üks Popi. See on tühiloos. Järgmine. Sessa ja Lola.
Käpajälg. Ja teate, mida see tähendab? See tähendab seda, et see kiirloterii on võitnud. See on nüüd päriselt võitnud 10 euri. Pole paha. Õnnitleme kõiki võitjaid. Aitäh! Ja nüüd on veel 4 kiirloteriid. Enne kui ma ära unustan, et ma räägin ühe jutu teile, et seda eriti just koerte nimevalikut nähes tundub, et koeri peetakse siin ameeriklasteks. Tuleb meelde üks juhtum umbes 35 aasta tagant. Kujutame ette, et on suvi, päike, liivarand ja äkki kuuled, keegi hüüab: Pämmele, Pämmi, tule siia Pämmi, 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 Pämmi. Ma siis vaatasin, kes sealt Pekiranda keel suust väljas ja lokid lähvimast tuleb. Kas tõesti Pämmele, Pämmi Anderson? No oli nagu Pamela Anderson, aga koer. Umbes samal ajal näitas Soome televisioon Baywatchi ja ei ole kahtlust, kust see loomake oma nime sai. Nii, otsime võitjat. Kas Oliver või Jack? Norra. Murri. Freddy. Richie. Lola. Molly. Ja Minni. See on tühilaus. Järgmine. Richie või Sessa. Richie on täiesti olemas. Ja Richie toob meile 3 euri. Aitäh! 2 veel. Lola või Minni. Kosti. Tühilaus. Viimane kiirloterii kassid ja koerad. Siin on siis võitja kas Murri või Sofi. Mõlemad sobivad. Vaatame nüüd üle kõik, mis meil on. See oli tühilaus. 3 euri, 10 euri, 3 euri ja 3 euri, mis teeb siis 3, 6, 9, 19 ja need on kõik siis tühjad loosid. Austatud lotosõbrad, see oli tänane äärmiselt nauditav ja meelelahutuslik kraapimisvideo. Aitäh vaatamast ja
muud kui nägemise. Nii.